Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised seiklused. Koguja. Isand, kas kõik on korras? Ta on siin. Tere, Lepatriinu. Te küll ei lubanud mul teda rohkem siia tuua, aga te peate nägema, mis ta avastas. Näita talle, Marinett. Ma olen siin varem olnud ja teiega kohtunud. Te ravisite Tiki terveks, kui ta oli haige. Aga te ei ole vist siis tegelikult loomaarst. Tegelikult mitte, see oli su esimene koolipäev ja me ei kohtunud juhuslikult. Sa oled alati valmis teisi aitama. Mõistsin sealsamas, et sinust saab parim Lepatriinu. Aga kes olete teie? Meister Fu on teadaolevalt valvurite ordu viimane liige. Nad valvavad imelisi. Mina olen Weiss, Meister Fu Kwami. Rõõm kohtuda, Marinett. Sinuga samuti? Valvurid vastutavad imeliste kaitsmise ja levitamise eest kogu inimkonna hüvanguks. Meid valitakse välja juba lapsena ja meid õpetatakse palju aastaid. Eriti just selleks ülesandeks. Kui me olime palju nooremad, mina tegin vea. Valvurite tempel hävitati minu pärast. 2 imelist läks tol päeval kaotsi. Liblikas ja paabulind. Kadus ka iidvana loitsude raamat. Aga siin on üksnes vanade superkangelaste pildid ja posuvõõraid sümboleid. Valvurile pole need võõrad. Tollal ei avanenud mul võimalust seda isegi vaadata, kuid ma olen piisavalt õppinud, et suuta koodi osaliselt desifreerida. Nendel lehekülgedel on erinevad loitsud, mis andsid Lepatriinule ja Mustale kassile võimed, millest me midagi ei teadnud. Kuni tänaseni. Mõistagi on see raamat hindamatu väärtusega. Miks sa selle raamatu võtsid? Ma tahtsin lihtsalt teada, mis tähtsad asju sa ema portreedega peidad. Sa ei rääkinud mulle nendest asjadest kunagi. Ma tahtsin seda tagasi anda ausalt, aga siis ma kaotasin selle ära. Kuidas ma saan sind veel kunagi usaldada? Anna andeks, ma ostan sulle uue. See raamat on ainueksemplar ja minu inspiratsiooniallikas. Ma ei teadnud seda. Ma ei tea sinust üldse suurt midagi, isa. Sa ei lähe enam kooli tagasi. Jääd uuesti Nataliga koduõppele. Olen alati arvanud, et see, kelle käes on raamat, omab ka paabulinnu ja liblika imelisi. Oot, kas raamatu omanik võib olla öölane? Kuidas see raamat sinuni jõudis? Ma leidsin selle ühelt pargipingilt kooli lähedal. Sa siis ei näinud, kelle oma see on? Ei, kahjuks mitte. Tõesti kahju. Lootsin juba, et meil õnnestub selle abil öölane paljastada. Siis oleks meil olnud lootus temast jagu saada. Ma võin asja uurida, kui tahate. Sa pead väga ettevaatlik olema. Kui see sulle õnnestub, võime sattuda öölasega silm silma vastu. Luban, et olen väga ettevaatlik. Miks sa meister Fuule valetasid? Ma ei saanud ju talle öelda, et see on Adriani raamat. Adrian ei saa ju olla öölane. Aga kui on, siis ma olen superkurjategijasse armunud. Aga ma ei saa olla superkurjategijasse armunud, sest ma pean temaga võitlema ja... Rahune, kindlasti on asjale selgitus. Ma pean selle välja uurima. Kas tead, kus Adriani leida? Mul on tema päevakava peas. Lähme siis. Ma ei näe teda. Midagi on valesti. Adriani ei jäta kunagi vehklemistrenni vahele. Oi ei, milline kohutav tragöödia. Mis tal viga on? Adrian ei tule enam kunagi kooli. Ta paps pani ta koduaresti kogu eluks. Mida? Miks? Ta olevat mingi papsile olulise raamatu ära kaotanud. Tema papsile? Mis?
Noh, ma kartsin juba, et asi on tõsine. Tähendab, muidugi on, aga ta ei ole haige ega midagi. Selle asja saab korda ajada. Me ei jää ju lihtsalt käed rüppes pealt vaatama. See oli Adriani isa, mitte Adriani raamat. Adrian ei ole öölane, ma teadsin seda. Tema kehas ei ole kübekestki kurjust. Aga Niino ütles, et Adrian võttis selle raamatu isalt luba küsimata. Ju tal oli siis selleks põhjust. Meister Fu teooria järgi võib Adriani isa olla öölane. Ei, see on võimatu. Kummaline kunstnik, kes ei käi kunagi kodust väljas. Salapärane, ülimalt intelligentne, aga külm isegi oma poja vastu. See on väga tugev juhtlõng. Palun ole ettevaatlik, muidugi. Tiki, täpid peale. Kas kass neelas su keele alla, jätta sõnum? Must kass, ma vist tean, kes on öölane. Vea oma vurrud ruttu siia. Mida te ilma raamatuta peale hakkate? Sa tead, kuhu see käib. Vaata asja helget külge, su isa oleks võinud minu kohta teada saada. Päris head kvamisid ei saa pildistada ega filmida, ehkki fotograafidel pole aimugi, millest nad ilma jäävad. Ma pean selle raamatu leidma, muidu ma ei saa enam kunagi tagasi kooli minna. Tagasi kooli segi oled või? Ei enam kodutöid ega äratuskelli, seda tuleb tähistada. Ma tean, ma nimetasin selle juustu El Blagoks ja see on 999 päeva küpsenud. Mis see oli? What was that? Su isal on praegu tegemist. Kas Adrian ei peaks praegu klaverit harjutama? Ma tunnen poja poolt reedetud isa raevu. Milline suurepärane saak mu Akumale. Hoia minu ligi, mu väike Akuma. Tumedad tiivad, langege. Miks see Akuma ikka siin on? Ma pean muunduma kellekski teiseks, et neid eksitada. Ma ei saa aru, isand. Nuru, ma ütlen sinust lahti. Mida? Mõneks ajaks. Tule minu juurde, mu väike Akuma, ja muuda mind kurjaks. Mina olen nüüd koguja. Minult rööviti mind inspireerinud raamat. Ma loon uue ja ehk leian mööda minnes ka paar imelist. Or two while I'm at it. Mu isa on minu peale vihane. Ta ei andesta mulle enne, kui ma selle raamatu leian. Kas ma tohin sulle meenutada, et sa oled koduarestis? Adrian küll, aga mitte must kass. Black, küüned välja. Must kass, ma vist tean, kes on öölane. Vea oma vurrud ruttu siia. Paistab, et loitsude raamat peab veidi ootama. Natali, sinust saab esimene mu paljudest inspiratsioonidest. Härra Agrest? Kutsu mind kogujaks. Adrian,
mul on üks suurepärane kogu, mida tahan sulle näidata. Naeratus. siin õhtused uudised ja Nadja Šamak. Kuna minu elu täitnud raamat on kadunud, kasutan sinu elu uue raamatu täitmiseks. Pariisi elanikud. Miski ei inspireeri mind rohkem kui lepatriinu ja musta kassi vangistamine nendele lehekülgedele igaveseks. Must kass, mida sa tegid, kas said mu sõnumi kätte? Ja ma loodan sellest rohkem kuulda, prellidetektiiv. Kes on see kahtlusalune? Gabriel Agrest. Tead küll, see moekunstnik. On sul tõendeid? Ma ei saa sulle neist rääkida. Ja ma pean sellega leppima. Sa pead mind usaldama, kõik klapib. Gabriel Agrest on salatsev ja ei käi kunagi kodust väljas. Ja vaata tema brändi logo. Liblikas. Kas sinuga on kõik korras? Me peame selle välja selgitama. Mu plaan toimib täiuslikult. Mis siin on juhtunud? Keegi on vist endast välja läinud. Kas sinuga on ikka kõik korras? Ja, laseme edasi. Tal on ju poeg. Lähme vaatame, et temaga ei oleks midagi juhtunud. Kus on Gabriel Agrest? Gabriel Agrest ei ole enam olemas, on ainult koguja. Teil ei õnnestu põgeneda. Oota. Kena asjake, kas pole? Akuma peab olema selles raamatus. Aga kui me seda puudutame, siis kaome. Võluvägi. Pedaal. Mul ei ole aimugi, mida sellega teha. Peame teda kinni hoidma. Lepatriinu ja must kass. Teist saavad minu uue inspiratsiooniraamatu peategelased. Mu kogu aina kasvab. See tähendab, et Gabriel Agrest ei saa öölane olla, sest ta on ju akumeeritud. Kas see, et Agrest muutus kogujaks, on siis hea? Gabriel Agresti poeg ei olegi kodus. Äkki koguja püüdis ta juba kinni? Kas ta teeks seda oma lihase pojaga? Minu käest ei pääse. Mis siis, kui raamatus poleks rohkem lehekülgi? Enne kui ma teid surematuks muudan, andke oma imelised öölasele. Must kass, mul on laskemoona vaja. Mis asja? Me täiustame ta kollektsiooni. Väga nutikas. Sa oled geenius. Vähem jutu, rohkem tegutsemist. Kataklüsm. Valmis, must kass? Sinu jaoks alati valmis, neiuke.
laskemoon on otsas. see on juba täis. mu raamat. imeline lepatriinu. nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. aeg muunduda kurjast heaks. tehtud. Aida, väike liblikas. nukid. kas kõik on korras, härra? must kass lepatriinu, mis minuga juhtus? öölane nõidus ära, aga ära muretse, nüüd on kõik möödas. aitäh teile mõlemale. Adrien, kus mu poeg on? võib-olla ta mängib peitust. mustal kassil on õigus, muidu oleks teie poeg ju siia tulnud. temaga ei tohi midagi juhtuda, ta on mulle väga kallis. me hakkame endiseks muunduma. Nägemiseni, härra Agrest. ärge muretsege, kindlasti on teie pojaga kõik korras. me kohtume varsti. kuna Gabriel Agrest oli akumeeritud, siis ta ei saa ju olla öölane. tõenäoliselt mitte, aga kuidas te avastasite, et loitsude raamat kuulus Gabriel Agrestile? algul ma mõtlesin, et see kuulus tema pojale Adrianile, sest ma nägin seda tema käes koolis, enne kui üks tüdruk selle pihta pani ja siis sai Tiki selle tagasi. ja me olime alles teiega kohtunud ja ma ei teadnud, kas tohin sellest teile rääkida. sa kartsid, et see, keda sa armastad, võib osutuda öölaseks? mida? ei. Kust te teate? ei noh, tähendab, ma ei armasta teda tegelikult. Hea küll, Adrian on fantastiline, ma ei suuda taluda mõtet, et ta võib olla superpahalane. kui me tahame olla öölasest tugevamad, peame üksteist usaldama. ma tean, aga nüüd Adrian ei saagi enam kooli tulla, sest ma ei saa talle seda raamatut tagasi anda ja ma ei näe teda enam kunagi. igale probleemile on alati lahendus. Need tänapäevased leiutised on tõesti suurepärased. Adrian pani raamatu käest ja läks ära ja ma tahtsin sinna piiluda. Ja ma mõtlesin, et äkki see on tema fotode mapp, sest ta on ju nii kompu. Aga eks te teate seda isegi. Ja kui ta tagasi tuli, siis ma kartsin, et ta näeb mind raamatut vaatamas ja siis ma pistsin selle oma kotti. Ja ma tean, see oli minust väga tobe, ma palun väga vabandust. Sa oled siis üks tema imetlejaid. Jah, see on õige sõna. Ärge öelge talle midagi, eks? Kas te lubate Adrianile jälle kooli tulla? Arvestades, et ta ei kaotanud mu raamatut ära ja sina üksnes laenasid seda, siis olgu peale. Aitäh! Kas ma tohiksin midagi küsida? Ma sirvisin seda raamatut ja see tundus nii lahe. Need legendaarsete kangelaste pildid on täiega inspireerivad. Kust teie selle saite? Leidsin selle, kui olin reisil teisel pool ookeani koos oma abikaasaga. Ma pole teist sellist raamatut tealeski näinud. Siis teil ju vedas, et selle leidsite. See, mida sa Adriani heaks tegid, oli väga vapper. Aitäh. Oluline on see, et Adrian saab jälle majast välja. Vabandus, et ma ühe raamatu pärast sellise skandaali tegin. Ma poleks tohtinud seda ilma loata võtta. See raamat oli su ema viimane kingitus mulle enne ta kadumist. Mul pole temast jäänud midagi peale selle raamatu ja sinu. Aga ma ei saa teid kumbagi igaveseks siia majja lukustada. Kas ma võin siis jälle kooli minna? Aitäh, isa! Kui teil on olemas raamatu koopia, milleks siis kogu see möll? Tegin mis vaja, et oma saladust hoida.
kas rõõmustad taaskohtumise üle? Teie teenistuses, isand. Nuru, las tumedad tiivad tõusevad. Lepatrinu ja must kass. Te oleksite mind peaaegu paljastanud, aga nüüd ei kahtlusta mind enam keegi. Miski ei takista mind teie imelisi saamast ja mu suurimat soovi ellu viimast. Pean üksnes oma järgmist saaki ootama. Now is wait for my next prey.